Nii, kolmas moodul on meil tegelikult täna pühendatud just nimelt siis tootmisspetsialiseerumise ja tarneahela juhtimisega seotud teemadele. Esimene on meil ettekanne Lean põhimõtetest ja sellest räägib meile Jüri Kuuslapuu, kes on siis selle teema konsultant juba pikemat aega olnud. Ja Jüri, palun. Aitäh. Austatud kohalolijad, mul ei ole nii suure auditooriumi ees varem võihustunud esineda, ma mõtlen nii suure mööblitootjate auditooriumi ees. Mul on hea meel rääkida ja teiega jagada oma kogemusi, nii nagu siin enne sai öeldud, ma olen tõepoolest üsna pikka aega tootmise nõustamisega ja tootjate koolitamisega tegelenud. Omal ajal juhtus see sellepärast, et ma lihtsalt avastasin sajandi vahetusel, et see on vist ainukene asi, mida ma praktiliselt oskan, see on tootmine või tunnen. Ja kuigi mul selleks hetkeks sai tootmisest väga kõrini ja ma unistasin kõigest muust kui ainult tootmisest, siis juhtus nii, et ega sa komistad ikka selle reha otsa, mis sul endal kaasas on. Ja nii ta läks, nii et selle sajandi ma olen siis töötanud koolitaja konsultandina. Et ma olen üsna uhke selle üle, sest neid ettevõtteid või nende ettevõtete esindajaid, kes minu klassist või minu projektidest läbi käinud on, neid on üsna palju. Ja kui minu profiilist rääkida, siis nii nagu siin slaidil on näha, see profiil on defineeritud 2003. aastal, kui me tegime oma esimest veebisaiti, me joonistasime sinna kolmnurga ja kolmnurga tippudesse kirjutasime tootmine, inimesed ja protsessid. Ja ma pean ütlema, et ma olen jäänud sellele profiilile siiamaani truuks. Et kui ma räägin oma klientidega efektiivsusest, siis ma armastan rääkida sellest, et inimesed teevad selle efektiivsuse. Kui ma räägin oma klientidega seadmetest, siis ma olen tavatsenud öelda, et tootmisettevõttes seadmed võivad olla, aga inimesed peavad olema. Ja kui ma olen rääkinud protsessidest, siis ma olen rõhutanud, et protsessides osalevad eelkõige inimesed, ehk siis nii, kuidas nad on, nii, kuidas inimesed tahavad asju teha, nii need protsessid kulgevad. Ajalooliselt juhtus nii, et oma esimese Lean koolituse viisin ma läbi Võrumaal ja seal olid mööblitootjad. Miks see nii kukkus välja, ma ei tea. Tol ajal me rääkisime muidugi Lean tootmisest väga abstraktselt ja teoreetiliselt. Tõenäoliselt kasutasime väga palju oma ärarääkimise ja veenmisoskust, et põhjendada, et Lean on hea, sest oma silmaga ma tol ajal ei olnud seda näinud. Ma ainult uskusin sellesse. Tänapäeval ma saaksin teile tuua juba terve rea näiteid. Ma arvan, et näiteid on rohkem kui selle 20 minuti jooksul on võimalik teieni tuua, aga mõned mõtted seoses efektiivsuse, seoses Leaniga ma siiski tooksin. Kogemusest nii palju, et viimase 4 aastaga on siis, mul on õnnestunud läbi viia siis kokku 84, tegin spetsiaalset statistikat. Otsisin kõik paberid välja ja arvutist märkmed. 84 Lean-projekti. Nad muidugi ei ole kõik olnud Leani juurutused, nad on olnud ka koolitused, aga neist 40 projekti olid puhtalt juurutusprojektid. 44 olid diagnostikad, et kes on EAS-i programmidega tuttav, siis see oli üks selle programmi raamides läbi viidud tööde jada. Nüüd enda täiendõppest mul on õnnestunud käia Inglismaal, USA-s. Jaapan on siin natukene avantsina kirjutatud, sinna õnnestub mul lähemal ajal minna. Pean ütlema, et Lean Inglismaal ja USA-s on sama Lean, mis Eestis. Pean ütlema, et isegi USA-s, kui räägitakse Leanist, siis eelkõige räägitakse inimestest ja alles siis protsessidest. Nii et selline rõhuasetus
protsesside arendusel, efektiivsuse saavutamisel, see on minu sügav veendumus, see hakkab ja lõpeb inimestes. Ja jah, on tulnud ka nõustada juhtimissüsteemide juurutamist Ukrainas. See oli küll ainukene projekt, õigemini seal oli küll 2 projekti, aga see oli üks klient, see oli väga suur projekt, kestis üle aasta, see oli üsna edukas projekt ja väga õpetlik. Ma pean ütlema, et ka Ukrainas töötab Lean nagu Eestis. Okei, aga nüüd siis, miks just Lean? Et kõigepealt ma siis veel korra tahaksin rõhutada, ilmselt küll ilma asjata, aga tahaks rõhutada, et Lean, mitte konveier, eks ole. Ja miks just Lean? Siin on välja toodud 6 punkti, mis mulle meeldivad. Esiteks siis see, et minu arusaamist mööda Lean on kõige terviklikum praegu laialt levinud juhtimissüsteemidest, mis on keskendunud efektiivsusele. Kusjuures mitte nii palju isegi tootmise efektiivsusele, kuivõrd ma võiks küsida auditooriumi käest, et mis te arvate, mis valdkond on kõige kuumem USA-s, kus juurutatakse Leani? Kui te pakute välja avalik sektor, siis see on juba teatud mõttes minevik. Meditsiin kindlasti. Aga kui te pakuksite, et see on kinnisvara arendus, siis ma küsiksin, kust te seda teate, sest täpselt nii see on. Ja, nii et Lean on tootmisseinte, seal kus ta sündis, Jaapanis tootmises, Toyota tootmises, ta on sealt juba ammu välja läinud ja ta eksisteerib juba väga edukalt kontorites, muuseas ka Eestis on sellised ettevõtteid ja muuseas pangad on väga edukad Leani ja 5S-i kasutajad. Nii et kui te tahate kuskil 5S-i õppida, siis näiteks Swedbank on üks selline koht. Okei, nii et ta on jah tõesti väga, väga efektiivne, terviklik efektiivsuse kontsept. Mõnikord on öeldud, et Lean on teooria. Minu sügav veendumus on see, et ta ei ole teooria. See on minu seisukoht. Ta on tegelikult üks tööriistakast, kus isegi tööriistade olemus või kuju või otstarve ei ole alati lõplikult defineeritud. Et need on sellised voolitavad, vormitavad tööriistad, mida igaüks sobitab enda jaoks, tellitavad võtmed. Leani rakendamise probleem ongi see, et seal on 2 takistust. Esimene takistus on see, et ta nõuab natukene teistmoodi mõtlemist kui tavaliselt. Ja teine takistus on see, et kui sul see mõtlemine teeb klõksu ära, et nüüd hakkab nagu õiget pidi käima, siis järgmine küsimus on, et aga mida võtta, mida jätta ja mis järjekorras. Tööriistu on palju. Nüüd Leani 3. oluline eelis on see, et ta on süsteemne vahend, mis kaasab efektiivsusesse iga üksiku inimese. Ma arvan, et Eestis on see teema väga uus, et kaasata töölisi protsessi, kus nad osalevad omaenda töö efektiivistamises. Ma ei taha öelda, et seda ei esine, aga ma tahan öelda, et seda ei esine liiga palju. Ma isegi tahan öelda, et seda esineb vähe. Põhjus, väga lihtne põhjus on see, et Eestis on väga tugevad tootmisjuhid. Nad on väga kompetentsed, nad oskavad inimesi juhtida ja nad vist ei ole veel lahti lasknud seda seltskonda, kes peaks saama iseseisvaks ja ise ennast juhtima hakkama. Sellised ettevõtted on olemas ja ma võin teile öelda seda, et kui juurutada Leani ettevõtetes, kus on väga tugev organisatsioon ja võrrelda seda tööd sellega, kui ma juurutan Leani ettevõttes, kus on väga tugev ja selliste kergete autokraatlike või autoritaarsete juhtimisvõtetega, siis see on nagu öö ja päev. Kuigi teisel variandil juurdub Lean kiiremini, aga tal on üks probleem, ta kaob ka kiiremini sealt ära.
sumbub. Nii et meeskondlik, tõepoolest liin ei ole keeruline, liini tööriistad ei ole oma olemuselt keerulised, et mida rohkem neid harrastada, seda rohkem tekib tunne, et millest me räägime. See on nii elementaarne. Ja liini saab juurutada sammhaaval, ei ole vaja võtta kohe suurt tükki ette. Nüüd, kellele mu sõnum on suunatud? Et ma võtsin EAS-i ühest uuringust, võtsin sellise diagrammi, see on töötajate arv mööblitööstuses, küllap te olete tuttavad sellega, ja hakkasin mõtlema, et kellele see sõnum on suunatud, kas kogu mööblitööstusele? Põhimõtteliselt küll, loomulikult, aga kui juurutamisest rääkides, minu seisukoht on selline, et alates, ehk selle gradatsiooniga siin, alates 16 inimesest, praktikas 10 inimesene tootmisettevõte on võtnud edukalt kasutusele üksikuid tööriistu. Ma ei taha öelda, et seal on vaja taktaegasid või veel midagi keerulist, kompleksset, kuigi miks mitte. Aga ma tahan öelda, et üksikud tööriistad, näiteks miks mitte 5S. Teine asi, mida ma selle slaidiga tahan öelda, et kui me jätame need kõige väiksemad välja, siis ülejäänud ettevõtetes on 37% kogu seltskonnast, kes mööblitööstuses töötab. Ja kui nüüd järele mõelda, et kui palju sellest seltskonnast igapäevaselt vaevab oma pead selle üle, kuidas olla efektiivne, kuidas olla kvaliteetne, kuidas olla homme parem kui täna, siis tegelikult see osatähtsus on väga väike. Ma algul tahtsin siia kirjutada mitte keegi, siis ma mõtlesin, et keegi ikka on. Mis mul tuli meelde, et tööliste kõrval on veel meistrid, tootmisjuhid ja ärijuhtkond on olemas, küllap keegi ikka on. Aga kui ma hakkasin mõtlema, et keda seal nagu rohkem on, kas neid, kes oskavad või neid, kes ei oska, kes on kaasatud ja kes ei ole kaasatud, siis loomulikult need viimased, kes ei ole kaasatud. Aga nad on targad inimesed. See on uskumatu, kui targad on need inimesed, kelle kohta, kes oma profiili või oma kvalifikatsiooni poolest võivad leida ennast halvasti ettevalmistatud tööjõuna. Nad on professionaalid. Või nagu üks mu klient ütles, et tööline on ainukene see inimene, kes teab meie majas, kuidas seda asja teha tuleb. Teised arvavad seda. Ja. Nüüd enne kui päris liini kallale asuda, siin on üks väikene skeem. Peab tempot tõstma. Ja väike skeem sellest, kuidas ma näen Eesti mööblitööstust, kuidas ma näen tegelikult Eesti tööstust tulevikus, kuidas ma tahaksin teda näha. See on hästi lihtne loogika siin, et väike ettevõtja, kellel on ainukene konkurentsieelis on kvaliteet ja kliendi silmadest nii-öelda vajaduste väljalugemine ja meelepärane olemine, tal on väga väikene konkurentsieelis, seetõttu väikeste seas on kõva trügimine, aga tugevad jäävad ellu ja lähevad edasi. Ja need tugevad ühel hetkel jõuavad olukorda, kus nad peavad valiku tegema. Ma lähen kas sinna või ma lähen tänna. Põhimõttelised valikud on siin välja toodud. Kas masstootja või ma ei leidnud sellele teisele ettevõttele head nime või kategooria tunnust, et suureks nad tahavad ju saada, olgu ta siis suur ettevõtja. Vahe on sellest, mida nad teevad. Üks on spetsialiseerunud, see parempoolne masstootja, on spetsialiseerunud oma suhteliselt kitsa tootevaliku suhteliselt suures koguses tootmisele. Ja teine on siis midagi vahepealse ja masstootja vahelist, ehk ta teeb suhteliselt keskmiseid tooteseeriaid ja ta teeb neid suhteliselt palju. See on selline optimeeritud, tasakaalustatud variant. Et kui nüüd mõelda sellele, et kellest ma siin peaksin rääkima, tõenäoliselt võiks rääkida masstootjatest, kuid tõenäoliselt, kes veel ei ole suurtootjaks saanud, see saab suurtootjaks. Tõenäoliselt Eestis masstootjaid tuleb vähe. Üks põhjus on see, et me oleme väikesed, meil on väikesed ressursid, meie elanike arv on väike
ja nii edasi. Ja teisest küljest meil on päris palju haritud inimesi, kes võiksid töötada ettevõtetes, kus on keeruline toode, kelle konkurentsieelis on paindlikkus. Ma kasutan siin sõna standardiseeritud protsessid. Ma loodan, et mind mõistetakse õigesti, et ma ei mõtle ühetaolisi protsesse, kellel on standardiseeritud materjalivalikud ja kes tänu sellele, et nad kasutavad hästi standardiseeritud paindlikke protsesse, saavutavad olulise konkurentsieelise. Nende jaoks on lean. Või nagu selles järgmises slaidis on must be. Siin variante ei ole. Teisel juhul on variante. Lean on ka. Mõned näited, et võib-olla kõige ilmekamatest ma tooksin siin keskel ühe mööblidetailide tootja, kes on ka juhuslikult siin auditooriumis viibib, aga mul ei ole tema nõusolekut, et ma teda mainima hakkan siin. Ta on läbi aegade olnud edukas detailide tootja ja nüüd ta kavatseb hakata tootma juba koostatud mööblit, mis on kõva samm edasi, mis on väga suur erinevus tema endise tootmisprotsessiga, kus oli lihtsalt nii-öelda toorik läks sisse ja detail tuli välja. Nüüd peab sellest detailist midagi tekkima juba. See on hea näide sellest, mida ma räägin, liinist ja liini rakendamisest. Ja teine näide on oma silmaga nähtud USA's üks tootmine. Need faktid olid täpselt sellised, et kui see on suur business USA's teha plaatinast, kullast ja hõbedast ja vasest ja millest iganes märke ja sõrmuseid, panna sinna rubiine ja briljante ning kinkida oma silmapaistvatele töötajatele. Need on sellised korporatiivautasud. Oli võimalus käia USA suurimas seda tüüpi tootmisettevõttes, kus kogu tootmisliin mahtus, kui ta 40 ruutu ei olnud, võib-olla siis 70 ruutu, 100 ruutmeetrit. See liin töötas taktajaga ja kui nagu nad ise ütlesid, et nad on harrastanud seda lean journey'd või liini rännakut 10 aastat, et kui nad 10 aastat tagasi alustasid liini juurutamist, siis nad tootsid 2000 partiisid, kuna märkide tootmisel on stantside vahetamine, et kes on sellega kokku puutunud või lihtsalt teab, see on paras peavalu, et need 2 poolt lõpuks hakkaksid mitte 11 lööma, vaid nii-öelda õigesti käima. Neil oli, tootmispind oli 5000 ruutu ja lõviosa sellest pinnast oli pooltoodete all kinni ja keskmine partii oli 2000 tükki. Selle aasta maikuus oli nende keskmine partii, see on statistiline number 1,02. Ja nad ütlesid, et nende keskmine klienditellimus on langenud 50-200 piiridesse ja nad ütlesid, aga neil ei ole see tähtis, nad teevad ka ühe kaupa kui vaja. Sest nende keskmine tootmispartii on 1,02. Tootmispind oli nii suur, nagu ma ütlesin, lepime kokku 100 ruutmeetri peal. Ja mis mind veel siin oli päris mitu head ettekannet, oli tööjõust ja tööjõupuudusest ja eakate inimeste kasutuselevõtust, et mis silma hakkas, töötasid eakad prouad. Kindlasti olid nad pensionieas juba, nad töötasid mõõdukalt, rahulikult ja võib-olla veel, et vinti peale keerata sellele võimatusele, ega mul see asi siiamaani lõpuni pähe ei mahu ja ma ei oska endale kõiki neid asju lahti seletada, aga selles tootmisprotsessis oli stantsimine, mis on iseenesest kiire protsess, nõks. Selles tootmisprotsessis oli galvaaniline vann, ta on muidugi suhteliselt väike, aga ta võtab aega. Selles tootmisprotsessis oli emailimine käsitsi, kus märgile pintsliga kanti email ja siis pandi ahju. Ahju pandi ühe kaupa. Ja selles tootmisprotsessis oli ka täiesti käsitsi tööoperatsioon, kus mees pani luubi all käsitsi briljandisõrmusesse. See on see, mida ma ise nägin. Rubiini, vabandust, see oli punane. Ja seda tehti ja see kõik toimus taktajaga ja nende maht oli, käive oli loomulikult kasvanud aastate jooksul. Ja selline pilt. Et see on lihtsalt inspiratsiooniks, mul on siin lõpus veel mõned pildid inspiratsiooniks.
Masstootmisest ma praegu ehk rohkem ei räägiks. Nüüd liini tööriistadest, mis on popid Eestis. 5S tõenäoliselt ei pea pikalt seletama. Operatsioonide standardiseerimine, Eestis sageli nimetatakse seda tööde või operatsioonide normeerimiseks. Selles on väikene probleem, mitte alati, aga mõnel puhul ma olen näinud, räägin sellest pärast paari sõnaga. Erinevad tootmise planeerimise süsteemid on kasutusele võetud. Kui palju nad nüüd liiniga haakuvad, see on teine küsimus. Visualiseerimine on hästi käima läinud. See on üks osa 5S-ist. 6 Sigma protsessi statistilised ja muud tööriistad lähevad hästi. Kus, kuidas? Vist puidu- ja mööblitööstus mitte nii palju. Võib-olla. OE monitooring, seadmete efektiivsuse monitooring on häid näiteid. Saetööstus on siin kindlasti lipulaev. Neil on läbi aegade olnud hea tööaegade monitooring, automaatne. Saeveskid, mõtlen praegu. Igasugused hooldussüsteemid seadmete hooldussüsteemid on käima läinud Eestis. Suurepärane, olen oodanud seda 10 aastat. TPM-i ehk siis seda liinipõhist, liini jaoks välja mõeldud süsteemi, Total Productive Maintenance, on, aga mitte nii palju, võiks rohkem olla, on hea asi. Et kes ei ole veel sellele mõelnud ja kellel on seadmeid, tasub kõrva taha kirja panna. SMID, Single Minute Exchange of Dies, kiirvahetused, kiirüleminekud, maa ja ilm tööd tegemata. Pidev parendamine, continuous improvement, ma olen ise seda hakanud nimetama PPP-ks, pidev parenduse protsess. Ütleme nii, et väga lapsekingades, kuigi esineb häid näiteid. Pull-süsteemid, mis on puhtalt liiniomased, on. Nüüd, kuidas asjad toimivad Eestis, mõned kommentaarid samadele asjadele. Operatsioonide standardiseerimine on väga paljudes ettevõtetes püsib ta ISO tasandil. Ma pean silmas siin seda, et protseduurid, instruktsioonid on kirjutatud, kui nad on kirjutatud kliendi rahulolu huvisid silmas pidades, mitte efektiivsust silmas pidades. Mul on tulnud nõustada ettevõtet, kellel oli väga põhjalik, kellel oli vähemalt 6 või 7 erinevat kvaliteedijuhtimissüsteemi protseduuridega ja välisaudititega kaetud ja kui ma küsisin, aga kas teil tootmise kohta ka midagi on, nad ütlesid, loomulikult on. Mulle toodi A3 formaadis flowchart, kus oli siis kõik võimalikud protsessid kirjeldatud ja selle keskel oli tikutopsi suurune ristkülik, kuhu sisse oli kirjutatud, see on muuseas rahvusvaheline firma. Sinna oli keskele kirjutatud production. That's it. Okei. Nii et lihtsalt nii palju. Muuseas, siiski, protsesside kaardistamise oskus tundub, et jätab natukene soovida Eesti tootmisettevõtetes. Ka kõige lihtsamad projektid, mis ma olen liini tasandil läbi viinud, me oleme alustanud elementaarasjadest. Protsessi maha joonistamisest taavli peale, kastidena. Mis minule kui konsultandile muidugi oli hästi kinni makstud aeg, aga minu kliendile ta ei olnud väga suure lisandväärtusega, nagu te isegi aru saate. Üks asi, millele tasuks veel, või 2 asja, mis on veel, tasuks tähelepanu pöörata standardoperatsioonide kirjeldustele, SOP-idele, nagu Standard Operational Procedure. Need võiksid olla. Isegi kui teil ISO-t ei ole, mööblitööstus väga sageli ei ole ISO-t, kuna turg ei nõua seda, mis on okei, aga SOP-id võiksid olla. Töötajate kvalifikatsioonid. Ma võin ainult öelda seda, et sellel suvel ma lõpetasin jällegi küll mitte mööbliettevõttes, metalli töötlemisettevõttes ühe väikese projekti palgasüsteemide juurutamisest ja kui me saime ka palgasüsteemid, tuli loomulikult kvalifikatsiooniga siduda. Kui me need 2 asja saime omavahel kokku viia, siis selgus, et kvalifikatsioone töölistel, ma räägin ainult töölistest, oli nii palju, et see palgasüsteem oleks läinud tõeliseks Exceliks. Me viisime selle kokku oskusi standardiseerides standardkvalifikatsioonidest, millest jäi järgi 5. Neist üks oli saemees, kes pidi saagima metalli.
et see oli kõige lihtsam. Seal ei olnud palju oskusi, oli vaja tõsta latt sae peale, vajutada musta nuppu ja mõne aja pärast punast nuppu. Sellega oli tema töö tehtud. Ta pidi mõõtma ka, mõõtelindiga. Ülejäänud olid pingioperaatorid, erineva tasandiga, erineva kvalifikatsiooniga seadistajad ja teised töötajad ja me saime ikkagi ainult, kui nüüd saeoperaator välja võtta, siis me saime 3 standardkvalifikatsiooni. Mõelge, kui lihtne on neid inimesi koolitada erialaselt. Töötasusüsteemid muuseas tootmistes ei toeta üldsegi loovust ega leidlikkust ega meeskonnatööd. Ei taha jälle öelda kõikide kohta ühtemoodi, kuid näiteks EAS-i diagnostikaid läbi viies, see oli üks põhilisi asju, mida ma kirjutasin oma raportites. Üks punkt veel siin vist oli, jah. Et nii ta on. Autoritaarsust jätkub, kui nii lihtlabaselt öelda, et pähe istumine ei soodusta mõtlemist sellel, kellele pähe istutakse. Aga see on absoluutselt igal pool, nii Eestis kui ka Ameerikas ja kus iganes on sama probleem. Tootmine on karm keskkond ja siin leida see tasakaal ei ole alati kõige lihtsam. Mõned probleemid veel, millele mitte ainult liini juurutamisel tasuks tähelepanu pöörata, keskastme juhtide eestvedamise teemad. Sõbrad, te saate ilmselt seda lugeda ja seda näidet te saate ka lugeda ise. Kahjuks. Kahjuks aeg, jah. Jah, siin on ilusad näited ja mõned liinisoovitused saate ka. Aga ma tahaksin teile 2 pilti näidata ikka. Tohib? 2 minutit. Kaisen on pidev parendamine. See härrasmees on see mees, kes Smiidi leiutas, kiired üleminekud. Et kui tema poja käest, see on see mees, küsiti, see vasakpoolne ma mõtlen, küsiti, et miks Smiid, et kust see niisugune kohmakas sõnaühend tuli, siis see härrasmees Ritsuo Shingo, kes on Shingo instituudi president, see on see instituut, kes Shingo autasusid annab iga aasta välja, mida maailmas nimetatakse tööstuse Oscariks või tööstuse Nobeli preemiaks. Siis jah, sõbrad, parendus on väga lihtne asi. Kes seda teinud on, see hakkab seda armastama. Sõbrad, ma olen lõpetanud. Aitäh! Suur tänu! Liin on üks universaalne asi, mida tegelikult, nagu siin ka kõlas, tegelikult kasutatakse ju väga laialdaselt ja väga erinevates tegevusvaldkondades. Aga kui nüüd nendest probleemidest või loetelust vaadata, siis seal olid väga eripalgelised teemad, eripalgelised nii-öelda potentsiaalsed miinused või takistused või kuidas me neid nimetame. Aga kõik nad lõpuks taandusid, ma väga vabandan, aga mulle tundus, et nad taandusid ikka lõpuks persoonidele, inimeste suhetele. Üldsegi ei ole küsimus protsessides, endis ei ole tegevustes kui sellistes, vaid pigem motivatsioonides, suhetes, arusaamades, ehk siis selles, mis on selle kahe kõrva vahel, eks ole, ja emotsioonid seal hulgas, kus juures sellest vähem räägitakse, aga emotsioonid seal hulgas. Absoluutselt. Tootmine on erakordselt emotsionaalne ala. Mulle ta meeldib. Nii on. Aitäh! Veel kord. Suur tänu!